olen Anneli Tea-Häkblom ja täitsa Tallinna tüdruk, sündinud, kasvanud ja oma hariduse saanud Tallinnas. Saku vallas olen ma elanud 27 aastat, tegelikult 28, ja seda siin ilusas metsade vahel olevas alevikus Kiisal. Seda on isegi päris huvitav meenutada, et kuidas see kõik siin alguse sai. Me tulime siia, ei tundnud seda kanti. Alustasime ratastega avastamist. Sõitsime mööda külateid, eksisime. Ja niimoodi sai natukene kogu see ala meile tuttavaks. Juhtus nii, et me jõudsime lõpuks Kohilasse välja. Aga tegelikult siin selle ümbruskaudse alaga tutvumise juurde käis kindlasti ka sellisesse kogukonda kuulumise soov. Ja selleks andis mulle väga hea võimaluse ja pinnase tolleaegne vana rahvamaja seltskond, kes tegi väga lustakaid pidusid nii lastele kui täiskasvanutele. Ja sealt juba kasvas välja selline minu tööalaselt sportlik väljund, et vanas Kiisa rahvamajas olin ma naistele aeroobikatreener ja tegin ka tüdrukutele väikest tantsutrenni. Kiisa kogukond on täna väga uhke selle üle, et meil on väga head tingimused luua kultuuri ja nautida kultuuri. On tore, et Kiisale on leidnud tee väga palju noori inimesi, kes on oma kodu siia rajanud. Majad on korda tehtud, aiad on kauniks tehtud, lapsekilkeid on täis õued. Kiisa on ju tegelikult läinud oluliselt valgemaks. Tänavavalgustus on saanud uuenduskuuri, kergliiklusteed on olemas ja meie sportimisvõimalused just vabas õhus on küll sutsukesised, aga sellest on see mets, kus meil on hulga matkaradasid. Saku vallas on 20 küla ja 2 alevikku. Ma väga sooviksin, et kõik Saku valla külad tunneksid, et nad on olulised, et neid märgatakse ja et nendega arvestatakse. Tahaks, et meil oleks võimalus turvaliselt liikuda külast külla mööda kergliiklusteid, metsaradasid, matkaradasid, mängida, puhata ja veeta ja sportida vabas õhus läbi aasta. Iga küla on kodu.